Tere sõbrad, kell on 6 hommikul ja tänasega on 8 weeks out võistlustest. Kui ma oskan lugeda, kui ei oska lugeda, siis on 7 nädalat veel võistlusteni. Aga tulin täna hommikul siia jooksma, tahtsin küll natuke pikemalt magada, aga praegu unerežiim on nii paigas, et kella 6 juba läheb uni ära või juba varem isegi, nagu täna. Ja enam magama ei saa ja pluss eile oli nagu väga jõhker jalatrenn. Kes teab, kes nagu treenib jalgu raskelt, siis need ööd peale jalapäeva on suht keerulised, sest jalad kipuvad krampi minema ja üleüldse ka, kui sa oled, eriti veel, kui sa õhtuti trenni teed, sa teed mingi heavy jalapäeva, keha on nagu oleks mingi kurikaga saanud ja nüüd sa oled mingi 2 tunni pärast oled voodis juba proovid magama saada, siis sa oled nagu not today, aga muidu päris hea. See 12-8 nädalat on täpselt selline aeg, kus sa nagu justkui natuke kogud hoogu. Vorm ei ole veel päris nii terav ja nii hea kui võiks ja siis, kui sa jõuad lõpuks sinna 8-ndani, võt siis hakkab juhtuma ja siis hakkab iga päev juhtuma ja siis sul on kogu aeg on nii hea tuju, seepärast, et praegu veel energiat ka on ja sa tahadki kogu aeg trenni teha ja nagu tegelikult on ülihea olla. Inimesed ka või sa suudad teisi inimesi ka veel händlida või siis teised inimesed sind händlida ja siis sa jõuad sinna 8-4 on ka selline, ongi väga hea olla ja siis 4-1 oli niimoodi, et better not talk to me siis ei kannata enam, siis on fun on läbi. Eile naljakas asi, jalapäev, eks, ja ma ei tea, viimasel ajal ma olen neid jalapäevi nii kartma hakanud ja siis ma tean, et seal, no see ei ole lõbus. Ta on nagu lõbus selles suhtes, et mulle meeldib väga raske treenida. Aga ikkagi sa kuidagi, sa tead, et it's gonna be fucked up ja tekibki selline tunne, et just enne trenni, et sa mõtled, et fuck, nagu here we go again. Aga eile miskipärast oli nagu ülihea teha. Aeg läks nii kiiresti ja selline tunne, et ma oleks võinud nagu veel pikemalt seal edasi panna. Aga praegu mul on hästi täpselt teada, mis raskuseid ma proovin suruda ja mis palju seeriad ja kõike. Siis ma tegingi oma trenni ilusti ära ja ülihea oli pärast alla. Nii et ma räägin, see 8 nädalas on mingi müstiline. Siin hakkab juhtuma, aga nüüd ma ei tea, ma tulin päris suure ringiga siia Harku järve juurde ja kas ma nagu jaksan siit üldse tagasi joosta, kõndida 45 minutit umbes. Ei lähe nii kaua. Otse minnes saab kiiremini. Aga koju ruttu. Back home ja väike pro tip. Ilma selle asjata ma suure tõenäosusega täna ei kõnniksin. Ühesõnaga, see on mul aidanud see prep üli palju taastumisele kaasa ja sellisele hea tunde saavutamisele. Teen foam rollimist, ma proovin teha nagu mitu korda nädalas. Tavaliselt järgneval trennipäeval, kui ma eile tegin jalgu, siis näiteks täna ma teen foam rollimist peale ja samamoodi on venitamisega. Kui ma ei venitaks praegu nii palju, kui ma venitan, siis näiteks kõik kohad valutaksid palju rohkem. Ma suure tõenäosusega ei saaks nii intensiivselt trennida, nagu ma praegu teen. Ja põlved kindlasti oleksid tuksis. Venitamiste ja foam rollimisega nagu inimesed on 2 meelt. Siis mõned arvavad, et sellest on kasu, mõned arvavad, et ei ole kasu. Minu arvates see on ülimalt oluline ja sa peaksid seda tegema, kui sa tahad maksimaalseid tulemusi näha ja ennast hästi tunda. Tihtipeale ma näen, et inimesed, need, kes lihtsalt ei viitsi teha ja kes ei ole nagu seda üldse nagu pikas perspektiivis läbi proovinud, ütlevad, et sul ei ole vaja, see on täiesti mõttetu asi. Aga tegelikult nad ei ole lihtsalt aega andnud sellele. Ja kui ma tunnen, et mul jääb nädal kas või vahele foam rollimisest või venitamisest, siis see annab üli palju tunda ja sellepärast ma soovitaksin seda kõigile teha, sest see on selline no-brainer minu jaoks vähemalt.
2 uut lemmikut tekkinud. Selline šokolaadikreem Selverist, 80 kalorit ja kirsimoos. Need kuudi asjad on üli head. Parimad asjad, mida dieedi ajal süüa. Nad on küll suht kallid, aga nad on seda väärt. Siis natuke seda toastile peale. Mul üks päev tekkis selline vahvliisu. Siis ma käisin mingisugused vahvlimasinad vaatamas poodides ja ma ei leidnud midagi. Ja siis imekombel eile üks mul klient ütles, et tal on, Sergei ütles, et tal on vahvlimasin üle või selline grill, mingi udupeen grill. Ühesõnaga sellega saab vahvlit ka teha. Ja nüüd me hakkame täna proteiinivahvlit tegema. Ma ei ole väga kindel, kuidas see retsept võiks välja näha või mis ma sinna sisse veel paen. Aga ma leidsin mingit täistera nisujahu. Siis mul on proteiini, mul on kohupiima, mul on muna. Ja sellest juba peakski midagi välja meisterdama. Vaatame. Okei, ma ei saa nendest juhistest praegu mitte midagi siit väga aru. Aga kui see põleb, vilgub, siis on vist korras. Ta tegi mingit häält ka nüüd, äkki töötab. Ma tegin vahepeal selle taigna valmis siin. Veits trikk võib-olla, aga we'll see. Nii, ma ei tea, kas on kuum juba. Pigem on. Ai! Tsipaspreid. Ops. Äkki aitab. Nii, ja nüüd ma ei saa 2 käega hakkama. Oi, see tainas on mingi jama ju. Mis asi see on? See on nagu mingi rohkem nagu mingi küpsis. Ja juhis ütleb 3–4 minutit. Okei, ma vahepeal vaatan. Kuule, nagu päris ju. Ma avan oma vahvli restorani siin varsti. Voilà! Ma poleks elu sees arvanud, et need väljad päriselt tulevad. Niimoodi. Kõmdi. Nii, mul on 1 jagu veel siit. 4 suurt sellist vahvlit. Ja see on 700 kalorit. Mis koht see on see ülemistes? Vahvel Pros või whatever. Aga ma arvan, et seal on üks vahvel, mingi 1000 kalorit. Meil on 4 ja 700 kalorit. Mul läks first bite meelest ära filmida, aga ma panin siia sellist maple sirupit, jälle sugar free peale. Ja päris hea. Okei, tegelikult nii hea ei ole. See jahu, see täistera nisu jahu. See on mingi lambi maitsega. Et seda saaks natuke täiendada. Mingit teist jahu osutada. Siis ma arvan, oleks päris hea juba. 4 vahvli peale, 68 protet, 76 karbsi, 18 fatsi, 10 fiberit. Ja siis natukene siit sellest siirupist. See on nii vähe. Need ei loe. Oh yeah. Taha tuleb hea trenn. Ja sa ei saa päris loota sellistest tervislikest asjadest, sellist samasugust maitset või samasugust elamust, mis sa saad sellest päris Belgia vahvlist, eks. Siin ei ole seda rasva, siin ei ole seda võid, siin ei ole seda suhkrut. Eks ilmselgelt see ei maitse päris nii, nagu see päris. Aga kui sul tuleb isu millegi sellise järele, siis sul on olemas võimalus see tervislikult teha ja nautida seda. Sõin oma vahvlid ära, jäin pikutama natuke ja siis kohe jäin nokki põhimõtteliselt. Mingi tund aega, päris hea. Laupäev on tavaliselt selline päev, kus tahaks nagu kuskil mujal trennis käia. Välja arvatud siis 824 või gymmis. Aga ma ei teagi, Sparta on nagu täpselt sellisel kaugusel, kus jala nagu minna on veits liiga pikk. MyFitness on igav. Goldenis ma alles käisin. HCS ma ka alles käisin. Mis meil veel siin on? Arctic või see Impulse. Ei. Ma ei teagi nüüd, peab vist näppu viskama, aga Selver jälle kärrib, soodukas. Monster. Mõtlesin proovin Impulsi pre-workouti. Selline suht mild, 180 mg kofeiini. Seega neid kokku, boom!
300, vaata. Ja nii tõmbab selle peo käima. Saigi trennis käidud ja otsustasin Spartasse ikkagi minna. Aga ülihea, et ma sinna läksin, sellepärast, et ma nägin ühte vana gym-buddy't seal, kellega ma ükskord 2 aastat tagasi siin MyFitnessis treenisime ja need olid nagu väga retsid trennid ja me pole siiamaani enam kokku saanud. Aga joppas kuidagi me nägime üksteist. Ja homme lähme teeme koos trenni võib-olla midagi, äkki siis filmime koos. Ja ma mõtlesin, ma täna räägin veel, kuidas ma olen suutnud oma une kvaliteeti parandada ja üldse magama jäämist. Seepärast, et mul üks hetk aasta alguses oli nagu suht halvasti sellega ja väiksed tipid siis. Esiteks, praegu mul on välja kujunenud, et ma olen hakanud oatsi õhtuti sööma ja oatsid kuidagi, ma ei tea, teevad suht uniseks. Ja väike tipp oatsidele. Kui te oatsidele segate tavalise vei asemel kaseiinivalku, see muudab selle tekstuuri hoopis selliseks teistsuguseks, see on selline kreemias. Ma ei viitsi oatse kunagi nagu mingi potist teha, mingi keeta, ma viskan mikrokasse 2 minutit ja nad on valmis. Aga just see kaseiinivalk seal, kaseiinivalku võiks ideaalis ongi ta mõeldud niimoodi, et sa võtad teda õhtul, et see imendumine on aeglasem võrreldes veiga. Ehk siis ta sobib väga hästi. 2 minutit ja näed, ta on selline paks ja teistsugune. Oleme tagasi koolis. Ma panin siia tahvli peale kirja, siis teil on võib-olla parem natukene jälgida ja saate parema pildi ette. Enne kui ma nendest toidulisanditest hakkan rääkima, siis enne ma tahaksin mainida seda, et kõige parem uni on väsimus või tähendab, kuidas see öeldakse nüüd? Kõige parem padi on väsimus. Vist midagi sellist, kuskilt mul on kõrva jäänud. Sa tead, kui sa oled ikka päev otsa tööd teinud, möllanud ringi, siis on alati hea uni. Ja kui sa oled päev otsa lihtsalt lebotanud, Netflixi vaadanud, ega siis väga kerge ei ole magama jääda. Jällegi see, mida sa sööd enne magaminekut. Näiteks minu pool ongi see, et oatsid muudavad mind suhtmoodi rahulikuks, tuleb kohe uni peale. Kui sa enne magaminekut mingi hästi suure eile sööd hästi palju süsivesikuid, mis annavad sulle sellist kiiret energiat, siis good luck getting a good night sleep. Teiseks veel kofeiini tarbimine. Kofeiini half-life on 6-8 tundi. See tähendab, et 6 tunni möödudes, sellest ajast, kui sa kohvi jõid, on pool sellest kofeiini kogusest veel su kehas alles. See võtab päris kaua aega, et sa sellest kofeiinist nagu täielikult vabaneksid. Ja kui sa teedki õhtuti näiteks trenni ja sa võtad suure koguse pre-workouti, siis jällegi võib-olla sa jääd magama, võib-olla sa oled harjunud sellega, aga samas ma leian, et päris palju inimesed lihtsalt ei saagi aru, kui nad halvasti magavad ja nad ei tee seda vahet. Kui sa nüüd hakkaksid nagu trackima seda, kui hästi sa magad, kui hästi sa hommikul tunned ennast, kas sa oled nagu välja puhanud, siis sa hakkad nagu neid asju kokku panema. Ja ma proovin kofeiini tarbimist niimoodi hoida, et kui ma teen päeval trenni, siis ma võtan enne trenni siis pre-workouti või joon kohvi, aga peale 3 näiteks ma pigem proovin seda vältida. Aga minu 3 top supplementi, mis aitavad just minu une kvaliteeti parandada, on magneesium, tsink ja asfaganda juur. Ma olen erinevate asjadega veel katsetanud, proovinud, mis paremini toimib, mis ei toimi üldse. Need 3 on nagu kõige paremini mul silma jäänud. Ma olen erinevaid koguseid ka samamoodi katsetanud. Teinud mingid perioodi, kus ma ei võta nagu midagi, vaadanud siis, kuidas tunne on. Ja need 3 on nagu jäänud praegu. Aga lühidalt, magneesium ja tsink, need on 2 sellist ainet, mida sul on suhteliselt raske toidus kätte saada. Ja nii palju, kui ma tean, siis me enamus siin väga paljud ei toitu täisväärtuslikult. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis magneesiumi 400 milligrammi on see magneesiumi kogus, mis sa võiksid päevas tarbida. Selle 200 milligrammi sa saad poolest kilost lihast. Ehk siis kui palju meist söövad vähemalt pool kilo liha, eks. Tsinki saab näiteks päklitest,
jällegi paljud meist söövad nii palju pähkleid, et saada see piisav kogus tsinki kätte. Aga mis see mõju siis just on? Just une perspektiivis vaadates peale selle, et nad osalevad üle 300 protsessis inimkehas, on siis, nad tõstavad serotoniini. Serotoniin omakorda aitab sul keha vabastada rohkem melatoniini. Melatoniin ongi unehormoon, kui ma nüüd õigesti mäletan. Melatoniini ma ise nagu eraldi toidulisandina mulle ei meeldi võtta, kuna see, kui ma hommikuti ärkasin, siis ma olin nagu pohmellis. GABA. Mis asi on GABA? GABA on neurotransmitter. Põhimõtteliselt ta aitab su keha lõõgastuda, maha rahuneda ja su aju tegevust siis aeglustada. Magneesium veel aitab adrenaliini langetada. Kui sul ongi mingisugune ärevus, kui sul on elus midagi juhtunud, sul on kiired ajad, adrenaliin on kohe kõrge, siis magneesium aitab selle vastu, põletiku vastu ja vererõhku samamoodi aitab langetada. Adenosiin, see samamoodi aitab su kehal maha rahuneda ja annab su kehale märku, kui on aeg magama minna. Ja dopamiin, kõik teavad, heaoluhormoon, aitab seda tõsta. Nüüd ashwagandaga on selline äge lugu. Kui ma hakkasin seda võtma, alguses ma võtsin 1 tableti, 300 milligrammi, siis ma nagu väga ei tundnud midagi. Kui ma hakkasin 2 võtma, siis ma hakkasin nägema väga crazy'sid unenägusid. Sest iga kord oli nagu selline trip, et ma hommikul ärkasin üldse, mõtlesin, mida fuck'i nagu toimus. Aga suht äge. Siiamaani mingid õudukaid selliseid asju ei ole olnud. Aga jah, ärkad üles, siis mõtled, et sa oled juba 2 korda maailma päästnud, 1 korra zombidega võidelnud, kuskil festivalil käinud ja mida veel iganes teinud. Ehk siis, ma ei tea, mulle see hästi sobib praegu. Mis ta veel aitab? Kortisooli langetada. Kortisool on stressihormoon ja kui ma olen õigesti aru saanud, kortisool on kõige kõrgem just hommikuti ja just enne magama minekut. Peale trenni, kui sa teed õhtuti trenni, siis on ka kortisooli tase tavaliselt kõrgem. Siis ta aitab seda alla langetada. Ja see ashwagandha töötabki justkui läbi hüpofüüsi hormoonide. Ta reguleeribki kortisooli läbi selle. Hüpofüüs peaks olema ajuripats, kui ma olen õigesti aru saanud. Ta aitab ka sul keha maha rahuneda, vererõhku näiteks langetada, ta reguleerib veel su keha temperatuuri, keha vedeliku taset ja ta töötab läbi just selle ajuripatsi siis. Mis on need kogused, mis on mul aidanud unekvaliteeti siis parandada neile selle 3 toidulisandi näol, on 600 milligrammi magneesiumit, 15 milligrammi tsinki ja umbes 700 milligrammi ashwagandhat. Ma olen proovinud ja läbi teinud kõik need nagu erinevad etapid, alguses natukene võtnud, natukene rohkem, vaadanud, mis paremini toimib. Ja need on need just, mis minul on toiminud, nii et ära sa kohe hakka proovima selliste kogustega, alusta väiksematest kogustest ja vaata, mis sul paremini toimib. Näiteks magneesium võib tekitada kõhulahtisust. Ashwagandhat ei soovitata ka võtta pikaajaliselt, näiteks ma ise teen ka niimoodi, et ma võtan mingil teatud perioodil, näiteks 3-4 korda nädalas ja järgmistel päevadel ma ei võta. Sellepärast ta võib seda hüpofüüsi hormooni, seda ajuripatsi tegevust kuidagi niimoodi katkestada või mõjutada. Lihtsalt pikas perspektiivis ei ole see võib-olla kõige targem. Targem on vahepeal natuke pausi teha ja siis näiteks uuesti võtta. Veel võib-olla, mida ma peaksin siin ära mainima, on see, et magneesiumil ja tsingil on erinevad formid. Näiteks on olemas magneesium sulfaat, oksiid, sitraat. Kõige bioavailable on biglycinate, mida on suht raske saada. See on natukene kallim, aga ta imendub või toimib palju paremini, kui võrreldes kõige tavalisem, mis meil on igal pool poodides, võib-olla sitraat. Ja kõik sellised võib-olla odavad magneesiumid,
magneesiumi formid, siis võib-olla ei pruugigi võib-olla väga hästi toimida. Aga see biglycinate on just see, mis on nagu kliiniliselt välja toodud, et see on kõige parem ja kõige efektiivsem. Ja sellega täna lõpetame. Ma loodan, et teile meeldis see väike esitlus siin ja kui teile meeldis, visake like ja kommenteerige, kui te tahaksite midagi sellist veel uuesti näha järgmistes videotes. Aitäh vaatamast ja näeme järgmine kord. Tšau!